USA president Donald Trump taganes lõplikult ja ametlikult, teatades, et sõda Iraani vastu enam ei tule. Ja Ameerika Ühendriigid naasevad ametlikult tavapärase sanktsioonisurve juurde Teherani suhtes. Lootuses, et see kokku variseb ja tuumaprobleem laheneb iseenesest. Täna, 10. augustil, ütles Trump intervjuus väljaandele Axios, tsiteerin: "Me tõmbame Iraaniga pingeid maha." Nende sõnade tähtsust, teate, on üldse raske üle hinnata, sest vaid nädal tagasi, tema enda sõnade kohaselt, oli USA president peaaegu andmas käsku täiemahuliste lahingutegevuste taasalustamiseks. Ja Trump ise nimetas seda teisest maailmasõjast saadik kõige ulatuslikumaks rünnakuks, kuid siis muutis ta meelt ja andis Iraanile veel ühe viimase võimaluse kokkuleppe sõlmimiseks. Nüüd on sõjaliste ähvarduste asemel panus majanduslikule survele. Trump teatas, et Iraani pommitamisel pole enam mõtet, parem on sanktsioone tugevdada. See tähendab siis tagasipöördumist sama vahendi juurde, mida Washington kasutas juba enne sõja algust ja mis, osutus ebaefektiivseks. Aga Donald Trumpil pole samuti valikut. Kindral Kane, seesama ühendatud staabi ülemate komitee juht, on juba öelnud, et USA armee ei suuda enam samas tempos sõdida. Pange tähele, et ükski algsetest eesmärkidest, ei tuumaleppe, ei Iraani režiimi käitumise muutmine ega isegi täielik Hormuzi väina avamine, mis oli niigi avatud, pole saavutatud. Ja Donald Trump avalikult ütleb, et USA lihtsalt taganeb. Selles saates uurime, mida täpselt ütles Donald Trump ja mis toimub, mis on väga oluline kulisside taga. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seega kontrollige kohe praegu, kuni ma seda räägin, selle video all, kas olete selle YouTube'i kanali juba tellinud. Vaadake, kas nupp telli on vajutatud või mitte. Ja kui te juba olete tellinud, siis suur aitäh teile selle eest. Kui te ei ole tellinud, tehke seda kohe praegu. Alustame siis Donald Trumpi intervjuust, mis selgitas väga palju. Lõpuks ometi ta lõpetas, teate küll, vassimise, kuigi mitte täielikult. Lühikeses vestluses väljaandega Axios ütles Donald Trump, tsiteerin: "Me rahustame olukorda. Me peame nendega läbirääkimisi ainult pooleldi, mitte täielikult. Me lihtsalt jälgime Iraani, kellel on tohutu inflatsioon ja kellel pole raha." See meenutab väga tugevalt Donald Trumpi 3 kuu tagust avaldust, et Iraanil pole enam armeed, mereväge ega õhuväge. Edasi rõhutas Trump, et Iraan on, tsiteerin, väga halvas majanduslikus seisus ja tal pole raha, et oma vägedele maksta. Ja et Ameerika mereblokaad on süvendanud Iraani režiimi majanduskriisi. Samal ajal märkis Trump, et nafta hind on seal juba langenud veidi üle $75 barreli kohta. Seetõttu tunnevad Ameerika tarbijad sellest sõjast vähem valu. Teheraniga vastasseisu käigu kohta väljendas Trump end peaaegu filosoofiliselt. Ta ütles: "Kuulge, kõik läheb korda." Ma tsiteerin: "Kõik läheb korda, alati läheb korda ja seekord läheb ka korda. See on nagu malepartii." No ma tuletan Trumpile meelde, et malepartiis ei lähe alati kõik korda. Mõnikord kaotad sa päriselt. On märkimisväärne, et samal ajal Trump ei väljendanud ei viha ega ärritus selle üle, et Iraan venitab Omaaniga sõlmitava kokkuleppe väljakuulutamis Hormuzi väina avamise kohta. Kuigi Trump ise lubas juba 10 päeva tagasi, et kõik saab kindlasti avatud. Ja laupäeval esitas Iraan uue nõudmiste nimekirja, et lubada laeva liiklust läbi Hormuzi väina. Oodatud väina avamise asemel ilmus taas uus tingimus. Ja Iraan nõuab nüüd ei rohkem ega vähem kui Ameerika vägede väljaviimist piirkonnast. Reparatsioonide maksmist, sanktsioonide tühistamist, Iraani varade vabastamist ning julgeoleku garantiisid endale ja kõigile oma proksijõududele piirkonnas. Aga palju olulisem on see, mis toimus kulisside taga enne seda Donald Trumpi kannapööret. Ja loogika on siin tegelikult üsna ilmne. Ja kui te olete selle YouTube'i kanali tellinud, siis te mäletate, et just siin me ennustasime sellist stsenaariumi juba paar nädalat tagasi. Nii et väljaanne Axios kirjutab täna, et Ameerika ametnike sõnul
Veel nädal tagasi kaldus Donald Trump tõepoolest Iraani vastu suuremahuliste sõjaliste operatsioonide taastamise poole, kuid teda veendi olukorda esialgu deeskaleerima. Üks ametnikest selgitas paradoksaalset loogikat. Jätkuvad lahingutegevused võimaldasid Iraani režiimil vältida vajadust tegeleda sõja tagajärgedega. Kahju infrastruktuurile ja sügava majanduskriisiga. Kui Iraan ei sõdi, peab ta silmitsi seisma sünge reaalsusega, millel pole tegelikke lahendusi. Praegu saab muidugi kõik sõja arvele kirjutada, aga pärast sõda tuleb hakata varemeid koristama. Ja seni, kuni Ameerika Ühendriigid jätkavad rünnakuid Iraani vastu, saab Iraani režiim oma rahvale seletada, et kõik probleemid, kõik raskused, kõik kannatused on lihtsalt sellepärast, et sõda jätkub. Kes ütles teile, et sõja ajal on lihtne? Ja siis otsustasid ameeriklased, et lõpetame sõja, peatame selle, ei mingeid pommitamisi, ei mingeid õhurünnakuid ja siis peab Iraani režiim ise hakkama saama kõigi probleemidega. Ja kuidagi peab ta oma ühiskonnale seletama, miks nad nende probleemidega kuidagi hakkama ei saa. Samal ajal sama allika andmetel väljub igal ööl umbes 8 miljonit barrelit naftat Pärsia lahest läbi Hormuzi väina lõunapoolse raja koostöös Ameerika sõjaväelastega. Ja Ameerika Ühendriigid kavatsevad proovida eksportida veelgi rohkem naftat, kuni leping pole sõlmitud. Ehk siis blokaad kehtib endiselt füüsiliselt. Isegi kui käivad läbirääkimised deeskaleerimise üle, viiakse siiski osa naftast välja. See võimaldas turgu vähemalt natukenegi stabiliseerida. Kuigi loomulikult pole see sõjaeelsele tasemele naasnud, õnnestus olukorda siiski veidi parandada. Ja nüüd ütles USA asepresident J.D. Vance laupäeval Fox Newsi eetris, et on väga vara rääkida konflikti lõpust. Tsitaat, see asi pole veel läbi. See pole kindlasti alguses. Me oleme kuskil mängu keskel ja kasutame tervet hulka diplomaatilisi, majanduslikke ja sõjalisi vahendeid, et tagada parim tulemus Ameerika rahvale. Lihtsamalt öeldes on USA tema sõnul otsustanud lihtsalt jälgida, kuidas Iraan nende plaani kohaselt järk-järgult verest tühjaks jookseb ja lõpuks lihtsalt sureb või palub abi ning ütleb, olgu kõik, me oleme kurnatud. Raha pole, majandus on kokku kukkunud, lähme juba mingile kokkuleppele. Aga Iraan käitub seni teisiti, mitte nii nagu Washingtonis oodatakse. Laupäeval teatas Iraani kõrgema rahvusliku julgeolekunõukogu juht Muhammad Bagher Salgadr, islami revolutsioonilise kaardiväe veteran, esitas 6 tingimust lisaks sellele, mis oli juba kokku lepitud Omaani kokkuleppes Hormuzi väina avamise kohta. Iraani nõudmised USA-le on järgmised. Sõja püsiv lõpetamine Iraani ja kõigi tema piirkondlike liitlaste vastu, see tähendab kõigi proksijõudude säilitamine. Iraani aadressil igasugustest ähvardustest ja solvangutest loobumine. Ameerika mereblokaadi lõpetamine Iraani sadamate suhtes. Ameerika relvajõudude väljaviimine Iraani ümbrusest, see tähendab sisuliselt kogu Lähis-Idast. See tähendab, et ameeriklased peaksid sulgema kõik oma sõjaväebaasid Kataris, Saudi Araabias, Araabia Ühendemiraatides, Bahreinis, Kuveidis ja nii edasi. Ja edasi, hüvitis USA-lt selle aasta sõja ja 2025 aasta juunikuu konflikti tekitatud kahju eest, mille algatas peamiselt Iisrael. Ehk siis Iraan ütleb, makske meile reparatsioone ja mis oluline, ka kontributsioone. Ja järgmine punkt, sanktsioonide tühistamine Islamivabariigi vastu ja tingimusteta välismaal külmutatud Iraani varade vabastamine. Salgaderi avalduse mõte on, et need tingimused peavad olema täidetud enne või samaaegselt mis tahes kompromissiga Hormuzi väina osas. Just selle sama, mille avamist Trump on korduvalt lubanud. Ühe vahendajariigi diplomaat ütles, et Salgaderi avaldus peegeldab sisepoliitilist võitlust Iraani režiimi sees. Ja siin ilmub huvitav detail. CBS Newsi andmetel saab Salgaderissa peagi Iraani kõrgema juhi Mashtaba Khamenei poliitiline nõunik. See tähendab, et ta liigub operatiivselt rollilt nõustavale positsioonile. See võib viidata ümberkorraldustele Iraani juhtkonnas otse kriisi haripunktis. Ja siin on teile järgmine uudis. Teatatakse, et täna määras Iraani kõrgem juht Mashtaba Khamenei Mohsen Rizai oma esindajaks riigi kõrgeimas riikliku julgeoleku nõukogus.
ta asendas just sellesama Mohammedi Bagher Salgaderi. Tahan märkida, et Mohsen Rizai on kõrgetasemeline Iraani sõjaline nõunik ja endine Islami revolutsiooni kaardiväe korpuse ülem, kes on alati olnud igasuguste läbirääkimiste vastu Ameerika Ühendriikidega. Ameerika ametnike andmetel on lõhe Iraani režiimi sees reaalne ja see süveneb. Üht leeri juhib president Masoud Pezeshkian, kes on äärmiselt mures majandusliku kokkuvarisemise ohu pärast. Ja ta leiab, et Iraan peab sõlmima mingisuguse kokkuleppe Ameerika Ühendriikidega. Teist leeri juhib Islami revolutsiooni kaardiväe korpuse ülem Ahmad Vahidi, kes lükkab tagasi kõik järeleandmised ameeriklastele ja ütleb, et just ameeriklased peavad meie juurde roomama, meid veenma ja siis võib-olla me sõlmime mingisuguse kokkuleppe. Aga märgin, et ka Donald Trump on ise väga tundlik selle suhtes, et ta paistaks läbirääkimistel nõrk. CNN-i andmetel, viidates kõrgetele Ameerika ametnikele, Ameerika Ühendriikide president kurtis ära viisiliselt, et need avalikud teated Pentagoni kahanevatest laskemoonavarudest panevad USA'd välja nägema nõrgana läbirääkimistel Iraaniga. Samal ajal teatas Saudi Araabia ametnik, et kuningriik valmistub mitmeks koordineeritud rünnakuks Iraagi relvarühmituste poolt, kes tegutsevad koos Iraani toetatud Jeemeni hutidega. See tähendab, et isegi kui Washington vähendab oma retoorikat, laieneb piirkondlik konflikt uutele rindedele. Ja vaadake nüüd olukorda. Sõda laieneb, Punases meres toimub see juba samuti. Babel Mandebi väina püüavad hutid Saudi Araabia jaoks blokeerida. Saudid valmistuvad relvarühmituste koordineeritud rünnakuks Iraagis ja Jeemenis. Samal ajal ütleb Trump, et meie natuke tõmbume sõjast tagasi. Me ainult karmistame sanktsioone ja kõik. Mul on muidugi küsimus, milliseid sanktsioone ta kavatseb karmistada ja millist majandussurvet lisaks olemasolevale ta kavatseb avaldada, pole teada. Juba varem 2. ja 3. augustil toimus näitlik kõikumine teises suunas. Vähem kui ööpäev pärast seda, kui Trump väljendas optimismi Hormuzi väina kokkuleppe lähedusest, pöördus ta järsult Iraani režiimi terava kriitika poole. Nimetades Iraani juhtkonda, tsiteerin, uskumatult silmakirjalikuks pärast seda, kui Teheran eitas läbirääkimiste taasalustamist. See näitab, et praegune, nagu Trump väljendub, sõja vaibumine, see ei ole jätkusuutlik uus strateegia, vaid võib-olla lihtsalt järjekordne etapp kõikumiste protsessis, mis on kestnud juba mitu kuud. See kõikuv liikumine edasi-tagasi, nagu pendel. See on kestnud juba väga kaua. Seetõttu ütlevad nüüd Trumpi inimesed, et me otsustasime majanduslikult survestada. Kui kaua see kestab, ei tea keegi. Kokkuvõte. Ametlikult ei ole sõda lõppenuks kuulutatud. J.J. Vance ütleb otse, et see ei ole veel lõpp ja et kasutatakse samaaegselt diplomaatilisi, majanduslikke ja sõjalisi vahendeid. Aga sisuliselt tunnistas Trump just avalikult, et sõjalise surve asemel pannakse nüüd rõhku samadele asjadele, mis töötasid juba enne kogu selle sõja algust, ehk siis sanktsioonidele, blokaadile ja majanduslikule lämmatamisele, oodates, kuni Iraanil saab jõud otsa. Ükski, rõhutan, mitte ükski algsetest palju ambitsioonikamatest eesmärkidest ei ole saavutatud. Tuumalepet ei ole. Iraani režiimi käitumise muutust ei ole. Iraani raketi ega drooniprogrammi likvideerimist ei ole. Ja Iraani käsilesjõud piirkonnas on alles ning tegutsevad edasi. Ja kujunev kokkulepe Hormuzi väina osas annab Iraanile kontrolli selle väina üle. See tähendab, et rohkem, kui tal oli enne sõda, mitte vähem. Lõhe Iraani eliidi sees kokkuleppe pooldajate ja karmima joone toetajate vahel jääb lahendamata. Ja Trump ise tunnistab, et ta lihtsalt jälgib ja ootab, nimetades seda malepartiiks. See sõnastus meenutab pigem tupiku tunnistamist kui võidustrateegia kirjeldust. Ja nüüd Donald Trumpi pooldajad, kes kinnitasid, Betsy, sa lihtsalt ei mõista Ameerika presidendi sügavat strateegilist plaani. Milles see siis seisneb? Vaadake, enne seda kuulutas Trump Iraani majanduse lämmatamisest ja sanktsioonide karmistamisest.
ta karmistas neid üha enam, aga siis otsustas, et see ei toimi. Majanduslik kägistamine ei toiminud, seetõttu läks ta üle sõjalistele meetmetele. Nii see käibki, kui diplomaatilised, poliitilised ja majanduslikud survevahendid ei tööta, viimane hoob on sõjaline. Ta alustas sõda. Ja nüüd, peaaegu pool aastat hiljem, pöördub ta taas majandusliku lämmatamise poole. Ehk siis selle juurde, mis ei toiminud enne sõjategevuse algust. Ja loogika on järgmine. Sõjategevus ei andnud mingit tulemust. Nad tegid olukorra ainult hullemaks Ameerika Ühendriikide jaoks. Ja nagu midagi poleks juhtunudki. Trump ütleb, noh, olgu, me läheme tagasi sinna, kust alustasime. Lihtsalt jälgime, sõda me enam ei pea. Ja mul on küsimus Ameerika valijale. Kas te ei tahaks oma presidendilt küsida, mis see üldse oli? Mis see oli? Mida sa saavutasid ja mida sa üritasid saavutada? Miks sa siis tagasi punkti A jõudsid? Ja teeskled, et nii oligi plaanitud. Siia panen ma 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused kommentaaridesse. Selle video all. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, olen teile selle eest tänulik. Seda saab teha, tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses, või YouTube'i sponsorluse kaudu. Ja lõpus palun teid veel kord kontrollida, kas olete sellele YouTube'i kanalile juba tellinud. Kui ei ole, siis tehke seda kohe praegu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõigile head aega!